Tere Paide, tere Arvamusfestival. Arvamusfestivali teine päev, ilus päikseline, kellel päiksest väga kõrini on, siis meie arutelu põhimõtteliselt saab kuulata ka sealt laulukaare alt, kus on patju. Mina olen Margo, selle arutelu moderaator ja me räägime infosõjast, me räägime kaasamisest infosõja ajal ja sellest, mis Eesti ühiskonda täna lõhestab, nii et teemad aktuaalsed ja huvitavad. Demokraatia maailmas, Eestis õnneks mitte veel väga, ma ei tahtnud seda sõna öelda, Eestis mitte väga, aga maailmas on taandunud 10 aastat järjest, demokraatlikke riike on vähemaks jäänud, nagu erinevates riikides demokraatiat on vähemaks jäänud, erinevad indeksid seda näitavad. Kaasaegne demokraatia eeldab ja vajab muuhulgas avatud ühiskonda, vajab kaasavat otsustamist, vajab aktiivseid kodanikke ja Eestis meil on nende asjadega olnud hästi. Meil on olnud hästi sellepärast, et meil riik on aru saanud, et need on olulised asjad, millega tegeleda, mida rahastada. Meil on aktiivne, tugev kodanikuühiskond ja kodanikuühendused, kes on sellega tegelenud. Meil on Avatud Eesti Fond, kes oma 35 tegevusaasta jooksul on seda tegevust edendanud Eestis ja rahastanud tänuväärselt, nii et meil on Eestis üsna niimoodi hästi olnud sellega. Samal ajal me loomulikult oleme infosõja olukorras, meil on vaenulik idanaaber Venemaa, kelle erinevad infooperatsioonid on suunatud meie vastu ja üritatakse siis valeinfot levitada nii Eesti sees, aga ka Eestist väljapoole nagu Venemaa oma inimestele ja rahvusvaheliselt. Ja seda siis nagu kõiki meie võimalikke selliseid nõrkuseid proovitakse meie riigi iseseisvuse vastu ära kasutada. Nii et selles infosõja olukorras me peame kuidagi siis oma demokraatiat hoidma ja ka edendama ja selle demokraatia üks oluline osa on see, et me avatult räägime asjadest, räägime ka nendest asjadest, kus me ei ole nõus, kus kaasamisel tekivad erinevad seisukohad, erinevad osapooled ja see on üks selline paras tasakaalu otsimine. Ja me ei hakka siin tänases arutelus selliseid nagu väga põhimõisteid lahti rääkima, mida ma proovin teha on, et ma proovin meie panelistidele mängida ette mõned sellised olukorrad, kus justkui nagu seda õiget vale vastust ei olegi, vaid on nagu õige vastus, ükskõik kuidas pidi sa vaatad ja tuleb seda nagu tasakaalu otsida nende õigete vahel või seada prioriteete nende õigete vahel. Aga ma ei ole siin laval üksinda ja minust kuulete pigem vähem. Rohkem te kuulete nendest 3 inimesest, kes on siin minu vasakul käel. Siis kaugemast otsast alustades on Maarja-Leena Saar, Rahvaalgatuse projektijuht, protsesside disainer ja Eesti Koostöökogust siis tema siia tuleb. Siis on Martin Laine, Delfi Meedia uuriv ajakirjanik keskel ja siis Keiu Telve, antropoloog, antropoloogikeskuse asutaja, Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna teadur. Tere! 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 Mul on siuke avaküsimus teile, et me hakkame rääkima väljakutsetest ja võib-olla ka nagu probleemidest, aga alustaks sellest, et millega meil täna hästi läheb. Et mis on selle teema mõttes nagu kaasamise protsessid Eestis, eks meil mõned tõenäoliselt lähevad paremini, millest on vähem kuulda, mõned lähevad kehvemini, kus tekib väga suur polariseerumine. Et meil on need kaasamisprotsessid, meil on see infosõja olukord, mida ma kirjeldasin, aga mis on see, mille üle teil on täna nagu hea meel või millega te ütlete, et Eesti saab hästi hakkama või millega võib minimaalselt siis nagu rahul olla. Mis hästi läheb? Hakkame Maarja-Leenast peale. Ma kohe alustan sellega, et mis meil on hästi, on see, et suur osa ühiskonnast soovib kaasa rääkida. Et demokraatia surm on see, kui inimesed on nii pettunud, et nad enam mitte midagi ei ütle. Nüüd küsimus on sellest juhtimises, selles dialoogi juhtimises, aga positiivne kindlasti. Suur huvi on, murrame selle müüdi, et eestlastele ei meeldi osaleda. Ma olin enne seal hommikul arutelul, kus räägiti tuulikute infrahelist ja seal siis Terviseameti esindaja ütles, et täpselt samad sõnad, mis sina, et ta imetleb seda, kui aktiivselt on kodanikuühiskond organiseerunud ja nagu teemadesse süübinud, et sõna-sõnalt see sama mõte, nii et ja ma olen väga nõus sellega. Nii, Martin. Ma arvan, et Eesti on üks maailma kõige
demokraatlikumaid riike üldse igas objektiivses kriteeriumis, kas või mingid indeksid, pressivabadus. Me oleme lihtsalt väga head, me oleme põhimõtteliselt ikkagi jõudnud Põhjamaade hulka, mis puudutab demokraatiat. Ehk siis lähteolukord on tegelikult väga-väga hea. No mulle jääb siin lisada veel ka organisatsioonide vaade. Antropoloogina meid antropoloogiakeskus tihti kutsutakse kaasamisprotsesse disainima ja väga hea meel on näha, et viimase 5 aasta jooksul ei räägita sellest, et teeme selle kaasamise ära, et saame selle linnukese kirja, vaid me küsime, kuidas kaasata nii, et sellel on mõte, kuidas kaasata nii, et tulemus jõuaks tagasi sihtrühmani, kuidas me disainime koos protsesse kestma 35 aastat. Nii et ka vajadus, et seda, mitte ainult, et seda tuleb ära teha, vaid seda tuleb ära teha mõttekalt ja hästi. Minu meelest see on järjest paremini juurdumas Eesti ühiskonnas. Aga mul oli selline tore võimalus siin vahetult enne, kui meie arutelu algas, tehti üks selline väike sotsiaalmeedia klipp, kus mu käest küsiti, et kas Eestis on inimestel, no väikse variatsiooniga, ma natuke sõnastan ringi, aga põhimõtteliselt küsiti, et kas Eestis inimestel on nagu tegelik võimalus kaasa rääkida või see on ainult selline nagu näiline kaasamine. Ja see kindlasti nagu protsessi varieerub, aga ma samas sõnastuses korraks küsiks teie käest ka edasi, sest te ei saanud vastata siis, kui minu käest seda küsiti. Kuidas teile tundub, et kas meil on inimestel nagu tegelik võimalus oma seisukohti väljendada niimoodi, et neid ka kuulatakse või see on selline kaasamine linnukese pärast? Ma saan aru, et väga üldine küsimus, aga no. Ma siis jälle avan selle rea, et nii ühte kui teist ja ütleme, et kui see on väga näiline, siis see tulemus on selline, kui me räägime, et juhtub nimbi. Järelikult siis on see kaasamisprotsess untsu läinud, sest ka väga polariseerunud teemaga annab tegeleda ja see tähendab, et sisuliselt ei ole tegelikult seda protsessi ära juhitud ja võib-olla Keiu oskab nagu rääkida, et kuidas siis sellega tegeleda. Et sisuline kaasamine tähendab see, et tulemus ei ole nimbi. Ma arvan, et on hästi, seepärast, et kui me vaatame seda nähtust, mida me siin ilmselt hakkame rääkima, et mingi väga väike poliitiliselt motiveeritud seltskond suudab okupeerida olulisi teemasid ja jõuda sellega nagu päris kaugele, peatades protsesse ja nii edasi. Et see on halb, aga see näitab, et see protsess, et see kaasamine toimib. Mure on lihtsalt selles, et võib-olla valed inimesed tunnevad seda julgust niimoodi teha, et kui need, kellel on päriselt ideid ja need, kellel on päris mured, mitte mingid mured, mis on tulenevad mingisugusest väärarusaamast, et kui nemad ka nii aktiivselt tegutseks, oleks kõik hästi. Praegu võib-olla on lihtsalt et võib-olla natuke valed inimesed kasutavad neid väga efektiivseid vahendeid oma tulemuse saavutamiseks. See on väga, väga õige tähelepanek, aga ma näen seda, kuidas kaasamine vajab väga palju aega. Ja igasugune selline liikumine, miks me näeme täna selliseid väga mobiliseeritud inimesi, siis tihti seal taga on väga inimlik äng. Nad on millestki ilma jäänud. Me näeme ühiskonnas lõhesid, mis viivad tagasi haldusreformi. Me näeme väga suurt muret julgeoleku pärast, toimetuleku pärast, et need kõik mõnes mõttes kogu see viimase 10 aasta Eesti elu on mobiliseerinud need ühiskonnagrupid, keda me täna sotsiaalmeedias nii aktiivselt tegutsemas näeme. Ja samal ajal, kui meil on hea aeg, siis me ei tegele külaseltside rajamisega. Meil võib-olla ei ole seda rohujuure tasandil nii aktiivset kogukonda, kes on harjunud debatte pidama ja kompromisse leidma. Et kui me esialgu alustame külakiige rajamisest, et kuhu see rajada, missugune, kui kõrge, kas seal on piirded, mida teevad teismelised lapsed, siis võib-olla need debatid on natukene lihtsamad pidada. Aga täna me oleme sattunud üsna selline olenemata, neid külatasandi selts on jätkuvalt veel liiga vähe, see kodanikuühiskond on paljudes kohtades veel nii habras ja ta on kohe pandud väga suurte eksistentsiaalsete energia küsimustega silmitsi, nagu mitut tuulikut, mis võimsusega ja kuhu te tahate. Et ma näen, et lihtsalt mis meil täna suureks takistuseks kaasamise puhul on see aeg. Et me saame täna aru, et see on väga-väga vajalik, aga me oleksime pidanud selle samasuguse intensiivsusega tegema juba 10 aastat.
Ma siin kohe ütlen, et see on aeg ja nagu tegelikult koorus välja ka need oskused, et meie siit rahvaalgatuse poolt näeme nagu Kotkana erinevaid kogukondi ja kogukonnad on väga erinevad ja nende valmidus keerulisi küsimusi arutada on väga erinev. Et tugev kogukond, kes on ennast kokku harjutanud, ega nad neid väliseid inimesi sinna koosolekule väga ei lase, nad lihtsalt grupina ei anna neile sõna. Ma ei kavatsenud seda teed väga minna, aga mul tekkis korraks üks huvitav selline jätkuküsimus. Martin ütles, et need valed inimesed on kuidagi nagu aktiviseerunud. Kas see tähendab, et ja siis Keiu jätkuks ütles justkui, et nagu tegelikult ikkagi nagu päris paljudel inimestel on sellised pika aja jooksul tekkinud nagu mured või ilmajäetuse tunne, et kuidas pidi see on, et kas meil on Eestis nagu selline üks väike kamp, kes sõidab linnast linna ja on nagu kõigele vastu, keda tegelikult me peame nagu kuulama, aga kes tegelikult siis seda nagu kohaliku või asjast puudutatud inimese arvamust nii väga nagu ei esindagi, või meil ikkagi on nagu suur hulk inimesi, kellel on see puudujäätuse või ilmajäätuse tunne ja kui parasjagu siis midagi juhtub nende piirkonnas, siis nad aktiveeruvad. Et kumb see on või ta on mõlemad korraga? Ta on mõlemad korraga, lihtsalt praegu ka just praegu blokeerib üks punt inimesi seafarmi, sest sead viiakse Tapale. See sai alguse jälle sellisest valeinfolainest, et sellele eelnes sotsiaalmeediast terve hulk valeinfot ja see punt, kui sa vaatad neid nägusid, kes seal on täpselt seesama, kes protesteerib Nursipalu vastu, tuulikute vastu, fosforiidi kaevandamise vastu. Eks see ongi mingisuguse seltskonna eneseteostuseks saanud. Ja kui sa küsid, et kas see võib olla tingitud nende sellisest hüljatud tunded, et nad on hüljatud, et sellest tundest kahtlemata, et kui sa vaatad, mida nad kirjutavad sotsiaalmeedias, siis kahtlemata nad võib-olla lihtsalt ei oska ka ise seda sõnastada, et mis neil päriselt nagu viga on ja väljendavad seda niimoodi. Aga nüüd küsimus, et kas meil on ka õigustatud, et nagu tunda muret nende samade nähtuste pärast kindlasti on. Lihtsalt mina kui inimene, kes tegeleb disinfo ja propaganda analüüsimisega, siis ma lihtsalt näen, et see valed inimesed, see tähendab seda, et nende nagu lähtekoht lähtub valeinformatsioonil, manipulatsioonidel, neid on viidud eksiteele. Et see on see vale, mitte need inimesed ise ei ole valed. Ma võtaks siit üle kohe, et me näeme, mis on juhtunud tuulikutega. Veel aasta alguses, kui me viisime läbi kvalitatiivse uuringu, intervjuud Vinni vallas, me nägime, kuidas enamik inimesi ütles, et nad tahaksid tuulikute kohta rohkem teada. Nad ei tea selle kohta. Tavainimene ei ole energiaekspert, samamoodi ta ei ole ka põllumajandusekspert ega haridusekspert, ta elab lihtsalt oma elu. Aga kui hinges ikkagi on need toimetuleku raskused, julgeoleku raskused, siis me oleme tegelikult täna hästi haavatavad indiviidina ja me nägime selle uuringu protsessis, mida uuring edasi läks, mida rohkem inimesed olid lugenud erinevat sotsiaalmeedia infot, seda rohkem need mured tulid välja nendel inimestel, kes muidu ennast positsioneerisid kategooriasse. Ma tahaksin rohkem teada, ma tegelikult näen nii positiivseid pooli kui ka mingeid murekohti, siis 2-3 nädala pärast olid nemad ka juba nii-öelda võime öelda valeinfo kandjateks muutunud. Lihtsalt sellepärast, et ärev olukord muudab inimesed hapraks. Ja ma lisaks siia juurde ka see, et siin on nüüd see, kus on mitu aspekti satuvad kokku. Ehk nüüd on see lünk, mis meil kaasamises on. Meil ka informeerimine ei toimu nii nagu vaja. Sellepärast ongi, et inimesed saavad mingisuguse tohutu infohunniku, millega nad ei saa hakkama, mis puudutab otse nende elu. Avalik teave ei jõua nendeni, see faktipõhine ja otsustamiseks vajalik info. Ja siis nad hakkavad haarama selle järgi, mis on neile kättesaadav. Ja paraku need grupid on neile palju paremini kättesaadavad kui kvaliteetne avalik info. Ja siis see hakkabki see nii-öelda ring toimima, kus just see ülevaade tuli. Tahtsin lisada veel, et
paljud võib-olla, kes peavad nende gruppidega tegelema, eks ole, avalikus sektoris, ma ei tea, rahvakoosolekul ei oma aimu, et neile tundub see organiseeritus uskumatu, et kui organiseeritud nad on. Aga ma ütlen, et selle juured ulatuvad juba COVID aegadesse, kus need grupid hakkasid nagu koonduma. Neil on juba selline infrastruktuur sisse tammutud ja seetõttu nad ongi üliorganiseeritud ja nad on mitu sammu tihti nendest tegelejatest eespool, et kui oli see tuulikuvärk, siis need küsimused, mis saabusid, olid ikka väga spetsiifilised, nii et sa panedki, ametnik ei oskagi midagi kosta, et see mingi hertsi vahemike kohta mingisugused väga spetsiifilised küsimused ja tihti ei olegi ametnikud selleks valmis ja isegi võib-olla ei suuda diagnoosida, et millega nad üldse silmitsi seisavad ja ka ühiskonnas laiemalt, seesama seakatku, et kui inimesed ütlevad, et see on mingi Kremli infooperatsioon, siis see ei ole kohe kindlasti täpne diagnoos, et see Kreml mängib siin võib-olla rolli, et ta loob sellist infokorratust, sellist infomüra, mis mõjutab neid inimesi, aga need inimesed ise, nende motivatsioon ei ole Kreml, et see ei ole nagu täpne diagnoos ja selle diagnoosi panemine võib ka asja hullemaks teha, et neid veelgi nagu siis eemale tõrjuda. Ma tahan siia lisada veel ühe aspekti, lihtsalt käesolev aasta on kohalike omavalitsuste valimisaasta. Ka me näeme, kuidas kohalikud omavalitsused on juba valimisaasta nagu sellises tsüklis, käib poliitiline kampaania, volikogu liikmed. Tihti me näeme, et ka oluliste otsuste puhul nad taandavad ennast, nad jäävad erapooletuks, sest nad ei ole kindlad, kuidas see nende valimishäältesaagile mõjub. Ehk siis täpselt see, mida Martin rääkis, et see müra koordineerimine on väga koordineeritud, väga spetsiifiline, väga intensiivne ja samal ajal ongi näiteks omavalitsustes kõik on väga aeglane, äraootav, oktoober on alles järgmine tähtaeg, et need kaks ajatempot ja intensiivsus ei lähe absoluutselt kokku. Aga ma lubasin, et ma mängin teile ette mõningaid vastuolusid, sest teemaks on meil kaasamine infosõja ajal ja ma teen niimoodi, et ma kirjeldan sellist vastuolulist olukorda, siis saab paneel natuke arutleda ja siis ma hea meelega võtan selle sama vastuolulise olukorra kohta selliseid argumente ja arvamusi ka siit publikust niimoodi, et saate mõtet valmis panna. Aga esimene vastuolu, mille ma teile ette tahan mängida, on seotud kiiruse või tempoga. Demokraatia tervikuna on aeglasem protsess kui autoritaarne juhtimine. Meie välisvaenlane on autoritaarselt juhitud ja kaasamine on veel demokraatia sees üks selline aega nõudev protsess. Siin juba Keiu natuke juhtis tähelepanu ka, et pikad protsessid pikalt peab ette valmistama, korralikult informeerima, nagu Marja-Leena ütles. Võtame Nursipalu näite. See Briti 4. jalaväebrigaad pidi kuhugi tulema, pidi kuskil harjutama hakkama, sellepärast et teisel pool piiri relvi ja kontingente liigutati, mille oli vaja nad kuhugi panna ja olemasolevasse harjutusväljakutele nad ei mahtunud. Et nagu seda kohta oli vaja, see oli vaja ära teha. Teiselt poolt, kui siis, ja seetõttu tõenäoliselt see kaasamisprotsess jäeti lühemaks, kui ta oleks pidanud olema ja inimestele tundus, et otsus oli juba tehtud ja kaasamine seetõttu oli näiline, et midagi neil seal nagu tegelikult kaasa rääkida enam võimalik ei olnud. Kuidas me teeme? Kui me kiiruses väga palju järgi anname, siis me mängime väga palju kätte oma sellele potentsiaalsele välisvaenlasele. Kui me nendega sarnases kiiruses toimida üritame, siis me sõidame inimestest ja kaasamisest üle. Minu jaoks kaasamine ei ole asi, mida peab tegema üks inimene selle organisatsiooni sees, keegi tõenäoliselt kommunikatsiooni osakonnast. Meil on ühiskonnas kaasamise eksperte, see jõud, millega kaasata. Mina ütlen, et sellistes olukordades peaks läbi käima üks ühele iga talu. Kõigepealt kohtuma inimestega ja lastma neil tühjaks rääkida. Me näeme, kuidas kõikidel inimestel, kes sellisesse olukorda satuvad, neil on 35 aastat kogemusi sellest, kuidas neil on midagi ära võetud, kuidas mõni arendus on ebaõnnestunud, kuidas nemad tunnevad, et nemad on kaotajate poolel.
ja umbes 1,5 tundi läheb inimesel selleks, et rääkida ära kõik see, milles ta on pettunud juba kas Eesti riigis, oma kogukonnas, oma vallas ja siis ta on valmis mõtlema, et olgu, lähme edasi, kuidas. Kaua sa ütlesid, et läheb aega? 1,5 tundi. Okay. See tuleneb sellest, et sa oled teinud neid 1,5 tunniseid. Ja ma peaaegu võin seda nagu stopperi pealt aega võtta, et küsimus on lihtsalt selles, et me arvame, et üks inimene meie organisatsioonis jõuab selle kogu töö ära teha. Ma lihtsalt ütlen, et see on võimalik ka väga lühike nädala ajaga käia kõik talud läbi, kui me kutsume appi inimesed seda kaasamist üheskoos tegema. Ja veel, mis tegelikult on hästi selle viimase, ütleme aasta sellise väga teravate debattide, võib-olla tegelikult isegi mitme aasta jooksul, meil on neid inimesi, kellel on tugev kaasamise kogemus. Nii et seesama õlatunne, et kui selline müra tekitav front on hästi organiseerunud, siis on vaja seda sama organiseeritust, õlatunnet ka kaasamistegevustes. On küll see mass olemas, et tuleb seda lihtsalt kasutada. Jah, et kui väidad, et on erakordne olukord, siis tuleks kasutada ka erakordseid metodeid, et neid samu ohte ja seda muret nagu leevendada, ehk siis võib-olla tuleks natuke rohkem ressurssi panna, et need asjad käiksid kiiremini. Ja aga nagu seda päris ära jätta nagu ei saa, samas kui on julgeoleku küsimus, siis mingisugune huvidest ülesõitmine ilmselt nagu paratamatult toimib, isegi kui sa kaasad 5 aastat. Ja kui vaadata Nursipalu neid valjemaid hääli, siis mul on tunne, et teatud hääled nende hulgas ükskõik kuidas sa kaasad, et nad jääksid, et see ei ole üldse Nursipalus asi nende inimeste silmi. Ka seda tuleks mõista, et võib-olla kõik ei saagi rahule jääda lõplikult. Aga üks selline väike jätkuküsimus sellest, mis Keiu ütles, et kuna sa enne ütlesid, et see selline siis häälekas kogukond, kes on sageli asjadele vastu, et nad on nagu tegelikult päris hästi organiseerunud ja nagu juba pikka aega organiseerunud. Keiu ütles, et teiselt poolt ka see organiseeritus peaks jõudma nagu samale tasemele. Sa ise ütlesid, et sageli ametnikud nagu ei adu, et mis olukorda nad astuvad. Et kas sa oled nõus sellega, et tegelikult meil seda nagu neid kaasamist tegevaid inimesi, sealhulgas seda teha oskavaid inimesi, et me tegelikult peaks Eestis nagu selle organiseeritusega nagu suutma paremasse kohta minna? Ja kindlasti kas või monitooring, et minu töö on monitoorida sotsiaalmeediat ka ja minu üksus ja minu kolleegid teevad seda. Seetõttu me suudame ennustada ette selle sama seakatku asja, see oli meile 6 aega ette näha, et see juhtub. Kõik need samad tuulikud, seda oli 6 aega ette näha, et see juhtub, aga paljudele, kes sellega tegelevad, tuli see miskipärast üllatusena. Ehk siis võib-olla peaks siis nagu keegi sotsiaalmeedia palkama inimese, kes nagu reaalselt jälgibki lihtsalt neid imelikke gruppe, mis tundub nagu mõttetu tegevusega, ja me üritame seda ka ise vahendada nagu enda tööna, aga sellega sotsiaalmeedia monitoorimine peaks kuuluma selle juurde, et sa näed, mis sentimendid siis parasjagu levivad ja oskad sellega oma need küsimused juba ette näha, mis sa pead vastama ja kõike seda. Aga mul on tunne, et see maailm, mis ongi siuke kõhualune maailm, et seda peab otsima minema sotsiaalmeediasse, et see on paljudele teadmata ja seetõttu tuleb ta üllatusena, aga see võiks olla teada. Mari-Leenal ka vist või? Jah, et ma paneks selle oma mõtte ka veel siia juurde, et kui on vähe aega, kui on asi kriitiline, siis kui me räägime tõeliselt ekspertidest, kes kaasavad, neil on varukas väga palju erinevaid meetodeid ja on olemas meetodid ka ajaliselt lühikeste protsesside jaoks, aga siis need peavad olema väga palju süvendatud ja intensiivsemad ja ressursirikkamad. Et see ei ole niimoodi, et kui meil on nüüd kiire väga-väga olulise asjaga, et siis me kuidagi nagu teeme seda kuidagi niimoodi üle jala. Et kõik need asjad, mis me jätame enne otsust tegemata, need tulevad bumerangina peale otsust meile kaela. Ja kui me vaatame protsessi tervikuna, siis see läheb tegelikult palju pikemaks ja kulukamaks. Et see aitab ka nagu planeerida neid eelarveid. Et kui me mõtleme, et jätame selle kaasamise lihtsalt ära, ei, te istute kohtus inimestega pärast. Ma tahtsin siia veel lisaks tuua selle otsustajate poole. Tegelikult meil on väga head andmed olemas, Salk teeb imelist tööd ja me näeme neid trende, aga mõnikord meil on otsustajaid raske veenda, et see tuleb ka teie õuele, uskuge meid, et see on väga hea näide, et kõik, mis praegu toimub tuuleparkidega, natuke tuumaenergia arendajad on sellised, et see on nagu vesi veie veskile, et praegu
tuul saab, aga näed, tuum on nii hästi hoitud. Ei ole. Kohe, kui me liigume natukene edasi, täpselt samad protsessid toimuvad ükskõik mis energia arendamisega. Et see on natukene selline ka võib-olla eestlase selline kahjurõõm, et mind see praegu ei puuduta, järelikult see ei ole nagu minu teema, aga et me näeksime ette, et tegelikult sellised protsessid on mis tahes algatuste osa tulevikus ja juba praegu. Ma lihtsalt lisan selle juurde, et inimlikult ma saan väga aru, et kui sa oled näiteks selle protsessi juhina selles olukorras, et sul on poliitiline surve väga suur, ressursse eriti ei ole, siis sa tahad sellega kuidagi edasi liikuda ruttu. Ja siis on hästi inimlik, kui sul ei ole ka seda kaasamisekspertsust ja tõesti ekspertsust, mitte lihtsalt, et ma teen ühe koosoleku, vaid täpselt need erinevad meetodid, et kui me saame aru, et on juba teema on polariseerunud, kui on väärtuskonfliktid, et sul on tõesti nagu eksperdid olemas, kes aitavad siis nagu planeerida seda protsessi algusest lõpuni. Et kui sul seda ei ole, siis loomulikult sa lihtsalt jooksed sellest üle. Ja tema otsus ongi ainult see väike otsus, sest talle ei ole seda juhist või ressurssi antud kätte. Et siin tuleb nagu toetada, et kindlasti rohkem ressurssi kaasamisse ja me saame nagu edasi siit. Aga meil on kindlasti publikus inimesi, ma siin pilguga otsisin, Salk sai kiita, et kas Tarmo on ka siin. Ma tean, eile oli, et oleks küsinud Tarmo käest, et mis siis järgmisena meid tabamas on. Aga ma näen juba mitut kätte, et jääme selle kiiruse teemalise vastuolu juurde, aga et kui teil on siis kas ise olles olnud kaasaja või olles olnud kaasatav või muid mõtteid. Jette, vaata, seal on kõik käsi, et hakka kuskilt otsast andma nüüd mikrofoni. Vallo Reimaa, kodanikuühiskonna üldvastutaja Eestis 2007-2008 algus. Et ma näen siin natuke terminoloogia probleeme, et praegu tegelikult ma kuulen juttu, mis on leppimisest. Kui mul talukoht, kus mul on pool pangulaenu veel maksmata tuleb ära anda, siis me räägime leppimismetoodikast. Kaasamine on midagi muud, praegu oli just seda leppimismetoodikul ja kõik ei olegi suutelised. Et nii nagu Ukraina oli suuteline leppima, et Putin arvab, et ta on Venemaa osa, siis ongi nii, eks ju. Aga kaasamine on natuke teine protsess. Ja Eestis mulle tundub, et on mingi selline tagasilangus, et 2007, kui mina ametisse sain, siis oli kaasamine päris kõvasti pildis. Me tegelesime süsteemselt, tõeliselt süsteemselt. Näiteks kodanikuühenduse sihtasutus jaoks me võtsime aega, tellisime partneri, kogu Eesti käidi läbi, maakonnad korjati, kuidas oleks vaja aidata ja nii sündis see väga metoodiliselt. Siis tuli kohe 2008 kriis peale ja siis hakkas tagasilangus, hakkas kiirustamine, hakati kõrvale jätma ja tegelikult pärast seda ei olegi nüüd see metoodiline aeglane töö taastanud. Ja tegelikult juba sel ajal oli kõrval ka teine protsess, näiline kaasamine. Kõrvalt nägin eriti süsteemselt tegi seda näilisust juba siis Justiitsministeerium. Inimesed kokku informeeriti, allkirjad ja oligi kaasamine sündinud. Ja see on praegu üldreegel praegu juba. Et kuna nüüd see süsteemne töö on meil väga viletsaks jäänud, siis põllu ettevalmistus, kus ongi, nii nagu me tookord lootsime, et kogu Eesti on siis juba üles ehitatud nii, et see kaasamine käib, kogukonnad on harjunud, see on ka omaette selline harjumus ja oskus, et see on väga viletsaks jäänud. Nüüd tulevad need kiired protsessid peale, siis tulevad leppimisprotsessid peale ja ongi nii, nagu ta on. Aitäh. Võtame veel sealt publikust neid, enne kui me paneeli juurde tagasi tuleme. Nii, ma tahtsin Vallo Reimale just ka tema mõtet jätkata, et siin esinejad räägivad kogu aeg ürituse põhisest kaasamisest, kuid tegelikult meil oleks tarvis tekitada ühiskonnas tunne, et kodanikud ongi kaasatud riigi juhtimisse, omavalitsuste juhtimisse. See, et ju mingi üritus tuleb ja siis me hakkame kiiresti kaasama, see ei tekita usaldust, kui inimesed ei saa aru, et nende arvamustega üldse arvestatakse ja neid kuulatakse. Nii et tegelikult on see kogu ühiskonna toimimise skeem on vale. Mitte ainult see, et me nüüd läheme mõtlesime, et me teeme kuskile tapame sead ära või teeme kuskile polügooni ja siis hakkame kaasama. Kui inimesed teavad, et niikuinii nende arvamustega ei arvestata, siis see kaasamine ka ei õnnestu. Aitäh, võtame veel, seal oli mitu kätt veel. Tere, minul on 3 märksõna. Projekti ühiskond ja kaasamine või ajupesu.
et kas need asjad hakkavad helisema mingis suunas. Et võib-olla nagu just see ongi see, et kes on nende projektide taga, kes seal raha saab, et mina nagu kunstnikuna ei ole mitte ühtegi projekti kunagi kirjutanud, ma olen ära läinud Austraaliasse elama, sellepärast et minu jaoks ma ei mahu sellesse projekti maailma ja nagu mulle tundubki see, et Austraalias meil oli nagu selline asi, et rottidest oli vaja lahti saada, meil on väiksel saarel ja see ühiskond totaalselt lõhestus seal, et kes olid nagu selle vastu, et seal tuleb mingi lausmürgitamine, kes arvasid, et nagu kõik kalad ka ümber selle saare surevad ära, et see oli ja see clash nagu jäigi sinna, et see ühiskond ongi täiesti nagu pooleks, et isegi, et see mürgitamine tehti ära ja kõik nagu rotid hävitati, ehkki nüüd iga kord, kui on mingisugune uputus, siis need rotid ronivad mingisse laeva ja tulevad ikkagi nagu sinna saarele, et nagu ühesõnaga nagu sellised võitlused mingisuguste asjade vastu tunduvad nagu niivõrd nagu hullumeelsed, aga just see tunne nagu, et kust maalt hakkab see, et on mingi selline nagu projektühiskonna mingi selline, ma ei tea, lihtsalt raha teenimise mingi, ma ei tea, liikumine või jõud on ju ja siis et kust maalt nagu hakatakse lihtsalt inimesi nagu aju pesema, et nad tuleksid sellega kaasa. Ja eile meil oli siin see fosforiidi teemaline arutelu, et mina olin just selle poole peal, kes arvas, et nagu ühiskonnal või kogukonnal võiks olla nagu see vetoõigus, et kui nemad ikka väga ei taha, et näiteks nende küla asemel laiutaks mingi auk, et kus on nende nagu traditsioonid, nende mingi põlvkondamine, ühesõnaga kõik see, eks ole, et ongi see, et kas me ei saa nagu loominguliselt tulla nagu, et nii nagu malemängus ma ei taha mitte ühtegi oma malendit ohverdada, et me ei peaks nagu kuidagi, ma ei tea, mulle tundub lihtsalt niivõrd hullumeelne see projektimaailm, ma lihtsalt ei seostu sellega, et aitäh ja aitäh selle välisnäite eest, väga värskendav oma vahepeal kuulda ka teistest ühiskondadest näiteid, mitte ainult enda Eesti näiteid rääkida, see oli väga hea. Seal tagapool oli vist veel üks, võtame selle ka ja siis lähme paneeli juurde. Kaks on, kuuleme mõlemaid ära, kui... Tere, minu küsimus puudutab seda, et ühiskonnas kõrgeima võimu kandja on rahvas. See eeldab, et kõik, kes teostavad võimu rahva üle, oleksid vähemalt dialoogis rahvaga. Aga teie senine etteaste oli keskendunud nendele poliittehnoloogiatele, kuidas oma tahe läbi suruda ja selles puudus see aspekt, et kaasamine tähendab ka teise osapoolega arvestamist. Minu küsimus ongi, kuidas on nende projektide ringi tegemine või nende lõpetamine lähtuvalt, et arvestame nendega, kes on seal elanud ja tahavad seal edasi elada. Mitte, et surume läbi oma tahte teatud tehnoloogiatega. Suur aitäh ja viimane kommentaar on seal. Ja, et nagu selle nagu konteksti põhjast tuli nagu 100 küsimust pähe või selline omaendaga dialoog ehk põhimõtteliselt, et ju on pidevalt olukord, et on strateegiliselt riigile oluline nagu mingisugune projekt ja siis tekib samamoodi olukord, et mitte minu tagaaias, et mis on väga normaalne, et inimesed ei taha seda teha, aga siis jäävad need projektid kas tegemata või venivadki liiga kauaks, et kas seal tulevad mõtted õhku, et kas seda võtta kui nagu paratamatusena, et nüüd strateegiliste ja oluliste puhul ongi seda rahva kaasamist vähem või on olemas kuskil nagu sellised praktikad, kus suudetakse ka just nende keeruliste nagu
ja kiirete strateegiliste projektide puhul nagu on olnud nagu näiteks mingites teistes riikides kasulikke praktikaid, et see on selline huvitav nagu punkt, mida ma tahaks üles tuua ja võib-olla keegi oskab ka kommenteerida. Aitäh, panelistide mälumaht on piiratud, ma näen, et siin on paar kommentaari veel ja ma võtan küll, aga ma vahepeal annan paneelile ka sõna. Siin nüüd vähemalt 3 või 4 sellisest rahva poolt tulnud argumendist käis läbi see püsiva kaasamise mõte, eks ole, et me ei räägiks ainult sellest juhtumipõhisest lähenemisest, et tegelikult oleks vaja, et ikkagi nagu see otsustamise vorm oleks püsivalt inimesi või pidevalt kaasav. Ma vastan nagu osale ära ja Margo siis peab järge, et kõik saaks vastatud. Kõigepealt väga hea kommentaar oligi see, et kaasamine kui selline on süsteemne tegevus, mis tuleb inimestele nagu kaasa anda ja tegelikult me puudutasime seda võib-olla täpselt see terminoloogia küsimus, kuhu me tegelikult ei tahtnud väga minna, aga jah, see ongi niimoodi, et kui see kaasamine nii nagu see on, jääb vajaka, siis me jõuame konflikti juhtimisse ja radikaliseerumisse välja. Et kaasamine selles mõttes ennetab neid ja tõesti manipulatsioon, konflikti juhtimine ei ole kaasamine, et ma olen täiesti selles terminoloogias väga nagu sees, aga see läheb väga tehniliseks nagu selgitamiseks ja iga projekt ei ole riiklikult tähtis. Et siin on ka nüüd need põhiõiguste kaalumised, et loomulikult siin on erinevus. Osades asjades ei saa kõike võtta arvesse, aga see on ikkagi väga väike osa ja siin on nüüd väga oluline see ootuste juhtimine. Aga kas see mõte, et meil võib-olla hakkab kätte jõudma aeg selliseks demokraatia innovatsiooniks, kus me nagu teeme midagi nagu põhimõtteliselt teistmoodi, et oleks inimesed kogu aeg sisuliselt ära kuulatult kaasas, et ei peakski ühtegi nagu sellist kaasamisarappi justkui enam tegema? No siin ongi see kommentaar ka, et Eesti kogukonnad on väga erinevad ja kui me näeme sama teemat erinevates kogukondades, siis olenevalt sellest, kuidas nad on kokku harjunud ja kuidas nende omavalitsus oma kogukondadega suhtleb, need ongi erinevad protsessid. Ja ei ole niimoodi, et tuleb projekt sisse, et nad kohe nõustuvad. Nad hakkavad arutama ja kohandavad ja võib-olla ka loobuvad sellest, aga see ei tule sellises konfliktijuhtimise või manipulatsiooni nagu häguses pilves. Et siin on meil tegelikult juba seda praktikat olemas, et head näited on olemas, sellest tuleb õppida. Ja ma ei ole kaasamisekspert, aga mulle tundub küll, et siin on räägitud ainult sellest, et kuidas inimesi ära kuulata, mitte sellest, kuidas neist üle sõita. Aga tõdemus on, et mõnikord mõnest inimesest tulebki üle sõita. See ei ole tore, aga see leppimise jutt on ju. Aga ma tahtsin kinni haarata, et kui rahvas on vastu, kas rahval peaks olema vetoõigus? Defineeri rahvas, et kes on rahvas. Et kui praegu näiteks seal sigade jälle see seafarm, eks ole, kui seal sees seisab 200 inimest, et kas nemad võivad siis defineerida ennast rahvana, kellel on vetoõigus nende sigade saatuse üle. Ja mina saan aru, et on mingi paigas protsess, et on vahetult kokku puutuvad inimesed mingisuguste planeeringutega ja see on ülejäänud kogu ühiskond. Ja mul tunne, et väga tihti defineeritakse ennast rahvana pisut rutakalt ja tegelikult nagu rahvas definitsioonina kipub liiga ruttu tulema, et tegelikult seda paika panna, mida rahvas arvab, omavoliliselt ei saagi. Ja mul tunne, et mõnikord kasutatakse, et rahvas on selle vastu, aga mis rahvas või kes on rahvas, et kui täpselt sa suudad selle antud juhul ära defineerida, et see on natuke populistlik või selline manipulatsioonivõte siis nagu vastaspoolelt. Ma zoomiks jälle natuke välja. Ma kuulen tegelikult nendest kommentaaridest kui ka Eesti avalikus debatis austuse puudumist. Kui me räägime ka nimbist, kui me räägime, et mitte minu tagaaeda, see juba tähendab, et me ei austa neid inimesi ja nende kodusid, kes on ühe või teise riiklikult olulise projekti kõrval peavad elama. Ja mis on tõesti ebaaus, on see, et kõik need suured projektid paratamatult lähevad mõne maapiirkonnas elava kogukonna juurde. Kui me räägime suurest tehasest, kui me räägime tuulikutest. Ja tegelikult inimgeograafid on ka hästi näidanud, et
rohepööre või muutuste ajastu, milles me kõik elame, ongi väga koormav just maapiirkonna jaoks. Ja me ei ole võib-olla täielikult välja mõelnud või meil ei ole arendanud välja sellist austust, et ongi raske, me saame aru ja meil on väga keerulised küsimused laual, millega me peame tegelema. Aga üks asi, millega ma olen nagu väga nõus, on see, et kaasamine vajab tugevaid kogukondi. Et meil on vaja, et inimesed ise oleks juba organiseerunud, et neil oleks omavahel üksteise suhtes usaldus samas külas. Kui me räägime siin kuidagi nii ilusasti kogukondadest, tegelikult ju Eestis ei ole väga palju kogukondasid. Meil on isegi nagu naabertalud üksteisega tülis ja me võib-olla ühe majapidamise sees ei suuda ka otsustada, et millisesse lasteaeda oma laps näiteks panna. Et selline ilustatud pilt, et kusagil on sellised hästi juhitud kogukonnad, neid on ikkagi vähe. Et me peaksime alustama sealt naabri tasandilt, et me saame oma naabriga, minge oma naabriga kohvile või minge, andke talle pange täis karusmarju või küsige, et kuidas tal läheb, et sealt tegelikult, et kui me oleme väikeses, suudame paremini aru saada, et mida me tahame, siis ka sellised suured protsessid, me oleme seal nagu nutikamad. Aga laiemalt ja veel ma tahaksin juurde tuua, et paljudes kogukondades on lihtsalt nagu leppimise ja kaasamise juures vaja ka lepitamist. Et siin väga tore näide Austraaliast, et kuidas jäävadki need, okas jääb hinge ja kogukonnad on väga pikaks ajaks lõhestatud, et meil on sinna kaasamise nagu järelsammuks või pidevalt kõrvalprotsessiks vaja ka seda lepitamise protsessi, sest me elame ju selles samas kohas edasi, meil on seesama Eestimaa, et kuidas siit edasi minna pärast neid tülisid või lõhestavaid diskussioone. Ma mäletan, et ma lubasin võtta mõned kommentaarid veel, aga ma lubasin ka alguses, et ma mängin mõningaid vastuolusid ja ma olen ainult ühe jõudnud, nii et ma mängin järgmise vastuolu paneelile ja siis ma hea meelega jälle kuulan publikust ka. Ma tahaks rääkida korra sellest õigusest olla rumal. Demokraatias on sõnavabadus ja sõnavabadus tähendab ka muu hulgas ka seda, et ma ei pea olema nagu süvaekspert selleks, et oma asju välja öelda. Kui natuke utreerida, siis see tähendab ka seda, et ma võin ka rumalaid asju välja öelda ja mul peaks olema see õigus, võib-olla mitte nagu avalikust telekanalist prime time, aga mul peaks olema õigus öelda no vähemalt siis oma sotsiaalmeedias rumalaid asju. Aga teiselt poolt siis, kui me räägime nüüd infosõjast, siis on, eks ole, huvitatud osapooled, kes on valmis seda rumalust ära kasutama või mõnel puhul siis ka rumalusena maskeerima nagu suunatud propagandistlikke sõnumeid. Vaatasin Propastoppi eile õhtul. Seal oli juttu ühest noorest vene emakeelega tiktokerist, kes siis, mõned tema sõnumid olid sellised, ma ei tea, inimlikult mõistetavad, et see eesti keel on ikka kuradi raske, ma pigem kolin siit minema, kui ma seda õpin niimoodi sundkorras. Aga mõned teised asjad, mis ta seal siis ütles, kõlasid nagu kahtlaselt lähedaselt sellele, mis on selline Kremli propagandamasina sõnumid. Ja ei ole otseselt võimalik kindlaks teha, kas ta nüüd on nagu niimoodi lihtsameelsusest ütleb neid asju või ta tegelikult niimoodi on osa sellest infooperatsioonidest ja neid asju järgi ütleb. Kui me kõik selle alla surume või ära vaigistame ja kõik, mis tundub meile nagu rumal ja seetõttu võimalusel ohtlik, siis me jõuame sellisesse vaikivasse ajastusse, kus võib öelda ainult õigeid asju. Aga kui me seda kõike niimoodi valimatult laseme, siis on seda ikkagi väga lihtne ära kasutada nendeks infooperatsioonideks meie vastu. Kuidas me siin selle tasakaalu leiame? Ma siin annan Martinile esimesena äkki sõna. Esiteks mul tunne, et inimesed näevad tsensuurina tihti seda õigustatud tagasiside, mis nad saavad, kui nad midagi rumalat ütlevad. Et kui sa ütled midagi rumalat ja sa saad veidi teravama tagasiside, siis mind vaigistatakse. Kohe kõik räägivad mingist vaigistamisest, ma ei saa aru, millest me räägime. See on halvakspanu, see ongi nagu sotsiaalne impulss, mis panebki ühiskonna toimima, et kui keegi nagu on ebakohane, siis teised annavad talle tagasiside, et ta on ebakohane ja see võib olla ebameeldiv, aga see on normaalne. Ehk siis ma ei ütleks, et meil mingi tsensuur on siin, mis puudutab, et kas selline input tuleb nagu sisse võtta oma otsuseid tehes. No kindlasti tuleks seda nagu sisse võtta, analüüsida, aga kui sa jõuad järeldusele, et see on mingi väärinformatsioonil põhinev nagu luulu, siis
nagu miks sa peaks seda arvesse võtma, et ma ei näe seda. Muidugi selline ka halvaks panu võib muutuda tsenseerivaks, kui see hakkab mõjutama sinu mingisuguseid, ma ei tea, karjääri või mis iganes, et ja meil on siin ühiskonnas kindlasti mingisugune piir, kust maalt mingisugused seisukohad, no et on niisugune paranoidne komme siis näha Kremli infooperatsioonina siis rohkem, kui seda tegelikult on. Ma võin kohe ju öelda, et Kreml niimoodi aktiivselt, et käiks kuskil kogukondades mingisuguseid asju sisestamas või et siukseid infooperatsioone ei ole, et Kreml teeb tegelikult palju vähem, kui enamik inimesi nagu arvab, et Kreml teeb. Et väga palju tahetakse kõik meie ühiskonna valukohad panna nagu Putini kaela, et see asi eksisteerib seepärast, et on Putin ja jube lihtne lahendus oleks, kui Putinit ei oleks, meil ei oleks ühtegi konflikti siin ühiskonnas. Ehk siis tegelikult väga vähe Kreml teeb. Nagu ma olen öelnud, see mõju on selline kaudne müra tekitamine, inimeste segadusse ajamine, mille tulemusi me näeme. Aga sildistada seda Kremli infooperatsiooniks, ehk siis seda olukorda tuleks ka diagnoosida, et sa ei välista seda seisukohta Kremli infooperatsioonina väga kergekäeliselt. Kremli infooperatsiooni tõendada on äärmiselt keeruline ja seni, kui sa ei suuda seda tõendada ja puhtalt nagu vaatad, et see on Kremline kohane jutt, järelikult Kremli infooperatsioon, et siis sa oled selle olukorra valesti diagnoosinud ja võib-olla ka sildistanud selle hääle valesti, mis on tõesti väär, on ju. Aga selles mõttes jah, aga kui keegi, kuidas öelda, et kui keegi ilmselge valeinfoga tuleb, et palun kuulake mind ja tehke nüüd selline otsus ja sa ignoreerid seda, siis see ei ole mingi tsensuur või midagi, see on lihtsalt mõistlik. Ma olen palju mõtisklenud selle üle, et igas traditsioonilises külas on nii-öelda need külahullud. Kas natuke napsumehed, natuke naljamehed, võib-olla sellised klatšimoorid, meil on isegi eraldi sõnad nende jaoks olemas. Ja tavalises külaühiskonnas keegi ei küsinud nagu klatšimoori või joodiku arvamust, et kuidas me nüüd selle aasta külvi teeme või kuidas me viljakoristuse teeme. Me teadsime, nemad ajavad seal oma joru, aga las nad olla, alati on olnud, alati jäävad. Minu jaoks kõige huvitavam on tänapäeva ühiskonna just need protsessid, et miks me anname sellistele silmapaistvatele tegelastele nii suure otsustusõiguse. Et kas me teame, et kelle kätte või kelle häält me kuuleme. Võib-olla on lihtsalt see, et nad ei ela meile nii lähedal, et me tegelikult ei tea nende tausta nii hästi, et sotsiaalmeedias kuidagi paistab ju väga argumenteeritud jutt. Ja teine pool, kui ma jälle mõtlen selline Eesti ajaloo peale, siis meenub jutt sellest, kuidas nõukaaja lõpus hakkasid levima Eestis pildid, kuidas Soomes on kõik poeletid sinki ja juustu ja kaelakarbonaadi täis. Ja tuli poliitpropaganda, et see on kõik vale. See kõik tegelikult on plastikust, meile söödetakse lihtsalt neid pilte ette. Siis me ju teadsime kõik, et see on nagu nõukogude propaganda ja mitte keegi ei uskunud. Et ma tahaks uskuda, et meil on väga suurel osal ühiskonnas tegelikult need kriitilise mõtlemise tööriistad olemas ja peaks seda kuidagi uuesti tolmust puhtaks püükima ja kasutama selles infosõjas tegelikult neid tööriistasid, mis meil võib-olla 80-ndatel oli väga teravad. Et kuidagi me ei ole see olukord ei ole meile võõras, lihtsalt toimub täna nagu teistsugustel meetmetel ja võib-olla influencer millegipärast tundub atraktiivsem kui see külaklatšimoor 20 aastat tagasi. Kogu sotsiaalmeedia töötab on ju selle interactionite pealt ja selline sensatsiooniline hirmutav info toodab kõige rohkem interactioneid ja seetõttu sotsiaalmeedia ise ka paneb need inimesed pjedestaalile, ja me teeme tõlgendusi väga palju, võib-olla isegi enda teadmata selle põhjal, mida me enda ümber näeme ja me käime sotsiaalmeedias väga palju ja me näeme seal neid inimesi ja sotsiaalmeedia ise pushib neid inimesi, eks see on see põhjus, miks need valjuhäälsed, kuid mitte eriti võib-olla kõige adekvaatsemad inimesed võivad esile tungida. Mul tuleb kohe see kuninga narri metafoor, et võib-olla peaksime ise nagu meenutama, et oota, kas tegemist on praegu kuninga narri või siis ma ei tea, väepealikuga, et kes meile seda infot nagu annab sellise metafoori mõttes? Mõtlesin rikastada siis välisnäitega, et
et kuidas siis kaasata näiteks kogukondi, kellel üldse mingisugust haridust ei ole, et siis tuleks vaadata demokraatlikke riike, kus on mitusada keelt, kus osa inimesi elab džunglis või osa elavad Arktikas, Kanada, Uus-Meremaa. Et seal on kaasamiseksperdid olemas, demokraatia toimib ja nemad teevad ka otsuseid, mis puudutavad neid kogukondi. Ja neil on olemas inimesed, kes suudavad nende kogukondadega seda dialoogi pidada, nad teevad seda piltide kaudu, et täiesti need narratiivid, need otsused ja nad saavad nagu selle nii informeerimise kui ka läbirääkimise täiesti selliste meetoditega kätte ja neil läheb seal elu edasi. Et saab küll. Kuidas rahvaalgatusega on, et kui keegi ikkagi nagu mingi lausrumaluse ülesse paneb, mis te siis teete? No üldiselt ega ta kuhugi ise ei jõua, sellega ei pea ise tegelema. Et see ühiskond on meil tegelikult piisavalt küps ja lahendab selle asja ise ära, et siin sekkumine olekski ülereageerimine, liiga palju andmine sellele protsessile. Me just autos ka arutasime, et tegelikult on ju enese reguleeriv süsteem on see rahvaalgatus. Et jah, seal on kindlasti väärinfol baseeruvaid manipulatsioone, mis saavad ootamatult palju hääli, aga samal ajal see, mis siin viimasel ajal need rekordid on olnud, seda ei ole, seepärast et see kuidagi ühiskond on olnud piisavalt küps, et see ära tajuda ja selline ülevoolav toetus ju üldjuhul tuleb ikkagi nagu selliste adekvaatsetele algatustele. Nii, aga nüüd juba pikalt oleme siin paneelis rääkinud. Mall on siin tükk aega oodanud, kuskilt sealt oli tagantpoolt ja siis on siin järjeootajaid veel, aga ole hea. Nagu kommentaari moodi asjad rohkem, et selle kogukonna osas ma olen väga nõus, et meie kogukonnad ei ole ka nii küpsed veel, et kui me ütleme nüüd, et me kogukonda kaasama, haarama, siis paljudes maades on suur kogukondade koostöökogemus, mis hakkab juba kaugelt peale koolist, kodanikuhariduses, kõik see, mis meil on väga nõrk veel tegelikult, oleme ausad. Ja et see kogukond tugevaks muutuks ja tõeliseks nagu kaasarääkimise partneriks, meil on sinna pikk tee käia ja loodame, et me selle ikka ära käime. Nüüd veel väljamaa kogemusest, et suheldes Taani, Soome, Ungarist ma ei räägi, siis Taani, Soome, peamiselt jah, nende kogemusele toetuvalt, siis seal on juba see, Norra, nagu inimeste ja nagu erinevate huvigruppide ja vabaühendustega läbirääkimine, see on nagu veres. Et meil on see kirja pandud aastast 2000. Tegime seda kõik koos siin ja selle asja nimi on kaasamise hea tava. Ja sellega on nüüd nii, et ta oli nii tore alguses, nüüd ta on muutud hirmus formaalseks, ristike ja nii edasi. Aga kuulates ühte eelmist Norra suursaadikut, ta ütles, et mis asja ristike, me tõesti räägime läbi, sest sealt tuli ju tegelikult see info, mis sulle võib kasulik olla seal seaduseelnõu läbitöötamises või ettevalmistamises. Et meil seda ei ole DNA-s veel kahjuks, aga selle kallal tuleb töötada, et see ei olnudki nagu küsimus. Ei pea olema küsimus, võivad olla ka täitsa seisukohad, arvamused, argumendid. Kõik see oli väga õige ja ma tuleks ikka sinna algusse tagasi, kus ma alustasin, et kaasamine on ka kahepoolne ja nii mõnedki tähelepanu juhtimised, et see on, kus on kaks osapoolt, kes võrdselt suhtlevad, arutavad, kas eeldab kogemust. See hakkab nii, et kaks talu suudavad seda arutada rahulikult aga praegu teie tegelete teemaga, kus on paratamatused. Arutlemis- ja kaasamiskogemusega kogukonnaga on ka paratamatusi parem arutada. Teie probleemid tulevad sellest. Aga see, kas minu küla läheb veohoidla alla või sinna tulevad ka leinatöö elemendid sisse ja paljud muud asjad, et see ei ole kaasamine, see on hoopis teine asi. Kaasamisoskusega kogukonnaga neid asju parem arutada. Aga teie räägite kogu aeg ka neist samadest asjadest kaasamine. Kui minu talul läheb kaotsi, siis minuga tuleb teha leinatööd. Ja kui ma ei suuda seda ja kõik ei suudagi, siis ma hakkan mässama. Nagu ma tõin, tegelikult Putin arvab samamoodi, et Ukraina ei saa aru. No
leppigu, eks ju. No ei suuda leppida, eks ju. Ka reaalselt ma võib-olla ei suuda leppida, et ma pean oma talu ära andma. Ja siis hakkangi mässama ja mul on selleks õigus ja ei saa keegi ka halvustada. Aga põhimõtteliselt nüüd kaasamise all tuleb järjepidevalt rääkida, kus mõlemal poolel on võimalused, 2 partnerit ja see on, mida riik peab süsteemselt tegema. See kaasamise hea tava on tõesti väga ammu ja seda võeti väga tõsiselt. Mina mäletan seda aega. Ja tõepoolest 2007 hakkas see nagu vaikselt ära vajuma ja vajub siiamaani ära. Enamik ei mäletagi seda veel. Vanemad inimesed mäletavad, eks, nagu ka mina veel, eks ju. Aga ärge ajage palun segamini neid asju. Teie tegelete paratamatustega. See on väga oluline teema. Aitäh. Oli veel korra seal mõte. Aitäh. Mind jäi natuke häirima see, mis see keskmine see kõneleja seal ütles, et noh, et justkui nagu, et kui kellelgi on mingi väga loll idee või mingi noh, et kust maalt ongi see, et kes nüüd hindab seda, et kui loll on minu idee. Näiteks geograafia või jah, geograafiaõpikus on ühe lausega kirjutatud, et darwinistlikule maailmavaatele oponeerib kreativistlik creationist vaade, eks ole, ja kogu õpik keskendub darwinismile. Kusjuures noh, mina olen hiljuti just aru saanud sellest, et mina nagu vägagi pooldan pigem sellist creationist ideed, et lõpuks ometi meikib nagu kõik sensi ja nüüd aga tuleb nagu mingi selline nagu majority nagu tuleb kokku ja ütleb, et see on loll idee, et noh, käi üldse kanni on ju selle oma kõige jutuga on ju, et mind nagu hästi häirib see, et mina olen vaata võib-olla ka see külanarr, et ma olen see kloun, et kunstnikuna lihtsalt minu aju toimib teistmoodi ja ma nagu ei lähe kaasa, ma nagu tunnen, et see on niivõrd vale, kõik see mingi hull progressiivne ja ma ei tea, mis tarbimisühiskond ja kõik need, et umbes künname kõik üles ja topime kõik mingid tuulikuid täis ja noh, see kõik, et noh, et kas me tõesti ei oska kuidagi muud moodi nagu, mina pean küll hakkama saama nagu, et kuidagi nagu kasvatan omale midagi sööki, et ma ei taha nagu minna kaasa sellega, et aga see mind nagu hästi häirib, et nagu see alternatiivne nagu või teistmoodi vaatamine, et seda võib nagu lolliks või mingiks mõttetuks nagu tembeldada, et jah, sellega on nagu hästi raske, et kuidas teie võtate endale õiguse nagu hinnata ja öelda, et ja see on nüüd nagu ja just see on nagu see nägemus, mida me peame teostama ja selle nimel me peame nagu kõiki valmistama ja neid nagu kaasama ja no muidugi sa võid inimesed ära rääkida ja nad lõpuks tulevadki kaasa, aga sest et noh, ongi, et paljud meist on nagu üleüldse nagu niivõrd targad, et siis leidagi omale nagu mingisuguseid alternatiivseid vaateid sinna juurde, mis sulle ette söödetakse või et noh, ma ei tea, kui paljudel meist on nagu selline enesetunnetus või noh, nagu maailmatunnetus nii tugev, et ta saab ise nagu kõigest aru, et noh, ma ei tea. Aitäh. Kas meil on veel keegi praegu publikus? On, jah? Mina napsu eriti ei võta, aga nalja teen ja võib-olla mina olengi vahelt Klatšimur, tere. See, kes kõige rohkem räägib, ei pruugi olla hea liider, juht. See, kes on vait, see ei tähenda, et tal ei ole häid ideid just lahendada seda olukorda. Ja kui me räägime, defineerime, mis on rumal, siis ma arvan, me lähme edasi. Et näiteks mina ei ole arst, aga ma võin täiesti rääkida sellest, kuidas ma tunnen, kuidas mind mõjutas üks või teine asi. Et mul on oma elu kohta õigus ja see on ja ma ei ole rumal. Ja samas arsti või juhi roll ja kogemus ja teadmised on hoopis teised. Aga niimoodi me neid kildu kokku paneme ja saame tervikpilti. Ja see on juhtimisteooria, mina olen koolijuht. See on
Margo, sa tead ka, et see on ettevõtlus, et need kogukonnad ja neid meeskonnad peavad olema mitmekesised. Ja igaüks on väärtus ja see ei ole lihtsalt üks hea loosung, aga tõesti, päriselt, et need, kes väärtustavad, need kogukonnad, need ettevõtted, kes väärtustavad, nad saavad rohkem raha. Neil on rohkem investeeringud, nad arenevad oma tooteid ja nii edasi palju paremini, neil on palju parem turundus. Aitäh, klatsisin natukene, aitäh. Aitäh. Ma arvan, siin oli paar sellist teemat. Üks on see austus, millest Keiu juba rääkis, aga hommikuses arutelus oli ka natukene tunda seda, et põrkus see, kus need siis seal tuulikute teemal, et ühelt poolt inimesed kirjeldasid oma nagu subjektiivset kogemust ja teiselt poolt siis vaadati selliste nagu objektiivsete uuringuandmetega, öeldi, et tervisemõju ei ole. Ja siis me oleme selles olukorras, et kuidas seda kaasamist niimoodi nüüd nagu hästi teha, et inimesed ei tunneks, et neid sildistatakse või tembeldatakse, et neil tekib tunne, et neid austatakse, ära kuulatakse, aga samal ajal nagu ühiskondlikes otsustes me lähtume sellest, mida me saame kuidagi nagu kirjeldada ja uurida. Nüüd lühikommentaar, et kui on selline diskussioon juba olemas, ehk meil on väärtusküsimused, meil on sügavalt puudutatud inimesed, et siis lahendus on siin juhuvalimiga avalikud arutelud, töötad, kõik see, sest seal on täpselt see käsitlus väga selge, et need inimesed, kes on puudutatud, kellel on see isiklik kogemus, nemad on seal kohal ja seal on eksperdid kohal, seal on poliitikud vaatlejatena. See on siis Eesti mõttes rahvakogud. Jah, erinevad rahvakogud, erinevad formaadid ja seal antakse täpselt nendele need inimesed, seal on siis tunnistajate rollis ja nad ongi päriselt tunnistavad oma eluga seda situatsiooni ja siis on eksperdid, kes siis annavad pilti sinna juurde seda teadmisvõist, aga nemad ei otsusta ja ei aruta, nad annavad seda sisendit sinna diskussiooni, et see on täiesti tehtav. Sealt poolt tuli kommentaar, et me räägime mingist leppimisest midagi. Minu meelest me ei räägi üldse sellest, et kellelgi võetakse talu ära ja siis ta hakkab mässama. Minu meelest me räägime, kellelgi võetakse talu ära ja keegi tuleb kuskilt mujalt ja hakkab mässama. Ja kes see mujalt tuli on ja mille põhjal ta oma nagu siis seisukohad on kujundanud. Ja kui küsimus on, et kas meil on olemas objektiivne reaalsus, millest me lähtume, siis minu meelest on, sest muidu meie ühiskond lihtsalt ei toimiks, kui me teeme kõik ambivalentseks, et kas see laud on puust, äkki ei ole, et teatud piirini ju peab mingi objektiivne reaalsus olema ja me jõuame õigete otsusteni, kui me lähtume faktipõhisest nagu lähenemisest, no seesama tuulikute puhul. Ja mul on tunne, et nagu tuulikute puhul, kui me toome selle näite, siis nagu kas on kuidagi ümber nagu kõrvale lükatud inimesed? Minu arust on tehtud nagu väga palju mingeid uuringuid ja mingeid mõõtmisi ja asju sellepärast, et tuli see infraheli väide, mis ei pruugi olla kõige faktipõhisem. Aga sellele reageeriti ja otsiti mingisugused meetodid, et seda kontrollida ja tehti uuringuid ja on küsitletud inimesi ka, et nende subjektiivseid arvamusi saada. Ja ma ei usu, et see hinnang saab olla, et mingit tervisemõju ei ole. Näha on, et psühholoogiline mõju on ju päris selgelt, et võib-olla inimene ise ei diagnoosi seda lihtsalt täpselt endal, aga see mõju nagu paistab nagu olevat. Ma tahaksin kommenteerida seda paratamatust, et täna Eestis kaasamisega tegelevad inimesed on väga tugeva eetika teadmisega ja me ei lähe kaasama sellepärast, et inimesi ümber veenda. Me läheme kaasama siiras usus, et me koos kogukonnaga saame paremad lahendused ja näiteks ka Vinni puhul, kus ei olnud üldse küsimus, kas teha tuulepark või mitte. Küsimus oli, mida inimesed tahaksid. Ja nad ütlesid esimese asja, nad tahavad rohkem infot. Me kogusime kokku kõik küsimused, mis inimestel tekkisid. Ja paljudel juhtudel nad ütlesid, et minu jaoks on oluline, et tuulik ei paistaks minu elutoa aknast. Kui ta on 15 meetrit sealpool, mul ei ole küsimust. Siin on hästi suur kommunikatsiooni küsimus. Näiteks meil on öeldud, et terve Eestimaa ehitatakse tuulikuid täis. Tegelikult ei ole ju nii. Et kogukond saaks öelda ka ei, on väga aktsepteeritav.
kui inimesed ei taha, kui see üks kogukond on vastu, me suudame leida mõne teise. Et need kaasamine sellepärast, et jõuda paremate lahendusteni. Et see on kindlasti täna eesmärk. Ja teine pool, ma kuulen siin nii tugevalt ka ja üldse ka kui intervjuusid tehed visiooni puudumist. Meil on üleüldiselt Eestil küsimus, kuhu me liigume, miks me neid tuulikuid ehitame, miks me neid projekte teeme, et miks me jätkuvalt tarbime. Ja võib-olla meil on ühiskonna tasemel kokku leppimata, et mis on pikem eesmärk. Ja kui keegi näiteks minu käest küsib, ma tahaks öelda, et on kaks asja, mida ma ise ei suuda maksta ja ei suuda kontrollida. Üks on tervishoid ja teine on kõrgharidus. Need on minu väärtussüsteemis hästi olulised. Ja ma näiteks lähen alati sellele tagasi, et meil on vaja mingisugust progressi, et neid kahte süsteemi. Kindlasti siin on inimesi, kes ütleksid, et ka kaitse on kolmas tänases hästi aktuaalne. Meil on vaja süsteemi, mis hoiaks neid süsteeme toimimas. Ja kui me suudaksime teha selliseid suuri kokkuleppeid ühiskonnana, siis oleks ka kergem võib-olla igat tuuleparki, igat tehast, igat harjutusväljakut jõuda konsensusele, sellepärast et me saame aru, miks seda vaja on, aga täna me tihti ei seleta ära, et miks, kuhu me siis suures pildis liigume. Ma tahtsin veel lisada, et nüansid ka, et tihti see valeinfo või disinfo põhineb mingisugusel osalisel tõel või mingisugusel mingisugune impulss on seal ka tõene, isegi kui see võib-olla see katus on vale. Ja sellepärast ongi minu meelest mõttetu minna väga tendentslikuks, et te tahate kõigist siin üle sõita ühelt poolt ja teiselt poolt siis, et kõik, mis te ütlete, on mingi rumal või loll ja teil ei ole, siin toodi just näited, mis on täiesti adekvaatsed mured, isiklikud mured inimestel. Ja samamoodi ongi ka need, kes okupeerivad neid meeleavaldusi, tihti varjutavad neid adekvaatseid muresid ka ja see kipub looma mulje, et need vastu tahtmist isegi, need päris mured liigitatakse sinna samma gruppi, siis on lihtne neid eemale tõugata. Ehk siis kui siin publiku hulgas oli mure, et ma kuidagi liigitan inimesed rumalaks, et kes tunnevad, et kõiki projekte ei peaks ellu viima, kõiki projekte ei peagi ellu viima. Ja võib-olla ongi mingisugused ebaõiglased jäetud uurimata asju, sõidetud üle inimeste tahtest, eelistatud liialt ärihuve, et need asjad eksisteerivad meie ühiskonnas ja lihtsalt neid tuleks adekvaatselt diagnoosida, mitte lihtsalt huupi puusalt tulistada. Ja ma tahaks veel ühe korra öelda, et kõik peavad saama rääkida. Need, kes on vaiksemad, need, kes on valjuhäälsemad. Ma enne võib-olla tõin selle külanarrid või klatšimuurid näitega. Tegelikult ka nendel on väga oluline kogukonna roll, et me olemegi väga erinevad ja see ei ole kindlasti selline autokraatlik lähenemine, et kusagil on keegi, kes teab ja otsustab ära ja liigume selle järgi. Narridel omal ajal oli muuhulgas see funktsioon, et neil oli see sotsiaalselt aktsepteeritud positsioon öelda välja asju, mida teised ei julgenud, aga mis ei pruukinud ilmtingimata valed olla. Just, ja näiteks me täna seni näeme, et Eestis kõige parem kommunikatsiooniviis on see, et sa leiad üles selle kõige jutukama tädi külast ja poole tunniga on kõik läbi helistatud. Et see mitteametlikud kommunikatsioonikanalid on väga-väga võimsamad, et ma sugugi ei alahinda selle kihi olulisust. Aga ma tahaks ühe vastuolu veel siis jõuda teiega korra läbi arutada. Ja puudutab see sellist ühiskonnas eksisteerivate vastuolude väljaväitlemist ja väljanäitamist versus siis nende kas allasurumist või mahasalgamist. Ma arvan, Eestis võib-olla kõige parem näide on Eesti metsa arutelu, kus on inimestel väga selliseid sügavalt hoitud kirglikke arusaamu mõlemalt poolt, nii nende poolt, kes on eluaeg metsamehed olnud ja kogu aeg metsa teinud, kui nende poolt, kes siis seda metsaraiet, peaaegu igat metsaraiet peavad liigseks. Ja pluralistlikus demokraatlikus ühiskonnas on normaalne, et meil on sellised asjad, kus me oleme eri meelt, kus me oleme ka sisuliselt või väärtuspõhiselt eri meelt. Ja nende üle saabki väidelda ja võikord võib väga intensiivselt väidelda, vaadake Briti parlamenti, eks ole. Aga
nüüd infosõja olukorras juhtub, eks ole, see, et kui me sellised väitlused niimoodi välja mängime ja kui nad pikemat aega ühiskonnas kestavad ja mõlemal pool seda kirglikult seda nagu väitlust peetakse, siis tekivad need ärakasutajad, kes siis hakkavad mõlema poole vaadete kohta levitama nagu ebaõiget infot ja üritavad seda lõhet näidata sügavamana või ka teda ajada sügavamaks, kui ta nagu päriselt siis on. Mul seekord on hästi konkreetne küsimus ka teile. Kas avalik väitlus aitab meil tugevamaks saada või lõhub meid seestpoolt? Võib-olla siis ma avaks selle niimoodi, et kõigepealt tuleb aru saada, millega seal on tegu, et tegu on väärtuskonfliktiga ja see tähendab seda, et tuleb seda ühisosa hakata looma, et siis pigem nagu mingisuguses faasis tuleks väitlust isegi vältida, vaid hakata dialoogilisi ja diplomaatilisi nagu ühiskohti leidma, et kuskilt saaks üldse hakata see koht, kus me hakkame mingisugust otsust kokku väitlema. Et enne see ühisosa loomine oleks hästi oluline ja siin on see protsess ja protsessi läbipaistvus, selle juhtimine ja poliitikute poolt tõsiselt võtmine, kui sealt hakkavad tulemused tulema ja see ootuste juhtimine, et need oleks ette teada, et kas see on meil siuke nõuandev kogu või mis see raamistus täpselt on, et kuidas see arutelu täpselt ikkagi mõjutab seda otsust lõpuks või ei mõjuta. Inimesed annavad ka hea meelega nõu, aga see tuleb neile enne öelda, et see on nüüd nõuandev protsess. Et kas me siin otsustame või anname nõu, kas me arutame, et mida me siin täpselt teeme, et see on nendele osalejatele võib-olla selgelt välja ütlemata ja see tähendab, et need ootused on täiesti laiali ja sealt tulevad ka need pettumused, mis süvendavad seda konflikti. Ma arvan, et iga väitleja nõustub, et väitlusel on mõte, kui tal on struktuur. Eks tuleb luua struktuur, kus me saame väidelda mingid reeglid, mingisugune ajapiirang, kes kui palju sõna saab, mis kohas me oleme, kui me räägime. Et see tuleb kõik paika panna, see struktuur ja mängureeglid luua, et ka siis need, kellega ma justkui ei nõustu või keda ma nimetan suisa rumalaks, et ka nemad selles struktuuris sees saavad enda mured ära rääkida ja siis ma saan üritada neid mõista. Lihtsalt häda ongi selles, et infosõja kontekstis see väitlus toimub kuskil juba ära. Või need seisukohad omandatakse kuskil ära, need seisukohad nagu võetakse juba nagu nii tugevalt sisse, et sul ei olegi enam võimalik nagu ümber veenda kedagi või väidelda isegi. Et see ja mõnikord on ka see milles me üldse suudame nagu see ühisosa, milles me suudame üldse kokku leppida, et see on juba nii kaugel teineteisest, et väga raske on nagu väidelda. Aga see struktuur lahendab ka selle, et okei, 2 minutit räägib oma mure ära, siis saame tegeleda ka muude muredega ja siis ma ütlen, et ühesõnaga struktuur on tähtis. Ma nõustun sellega, et oleks eesmärk, et kas me arutame või otsustame, aga väitlus iseenesest on juba väga oskuslik metoodika. On teatud inimesed, kes suudavad edukalt väidelda, nad kipuvad olema juhid, poliitikud, juba mingit pidi esindajad, et ma ikka nagu otsiks teisi kaasamise meetodeid. Et näiteks me näeme täna, et kõige kasulikumad on külatasandil väikesed koosloome töötoad, kus me anname inimestele poole päeva jooksul aega kõigepealt rääkida paaris, mõtiskleda omaette, rääkida väiksemas grupis, et see väitluse metoodika on ka natukene nagu, kes võidab ja kes kaotab. Me tegelikult ei taha seda tüüpi debatte. Me tahaksime päriselt aru saada nendest murekohtadest, koosloomes leida lahendusi, et väitlus on üks osa, paralleelne protsess teatud sihtrühmaga seal kõrval, aga kindlasti mitte piisav selleks, et kaasata kõik erinevad osapooled. Aga ma võib-olla natukene selle väitluse sõna kasutasin ise üle oma taustast tulenevalt. Ma korra siis nagu ringi sõnastades, et kas me peaks proovima ühiskonnas oma selliseid sügavaid erimeelsusi või erinevaid vaateid nagu tagasi hoida või alla suruda, teades, et kui me nad avame, siis on seal kohe keegi, kes üritab neid ära kasutada selle infosõja raames. Ma võib-olla tooks siia veel selle juurde, et
et demokraatlik protsess, kui me mõtleme üldvalimisi, siis kõigil on selge, et siin see on objekt, tähelepanu objekt, nii seespoolt, väljaspoolt, enne valimisi, mis toimub ühiskonnas. Aga demokraatlik protsess nagu osalusprotsess on samamoodi see objekt, et see teema ei olegi niivõrd oluline, aga oluline on see lõhe, mis tekib, sest see käivitab inimesi valima ühte või teistpidi ja nüüd on meil ka valimiste aasta. Et see on see üks asi, mis siin taustal on, et kaasamiskoosolek ei saa poliitikute väitluskoosolek olla. Siis ta ei ole kaasamiskoosolek, kui me soovime kogukonnaga asju läbi arutada, et poliitikud sellisel koosolekul on vaatleja rollis. Nemad võtavad selle vastu, mida need inimesed seal räägivad. Et see on hästi oluline. Pärast seda, kui nad hakkavad mingisugust lahendust välja mõtlema, on mingisugune teine koht. Võt siis on see väitluse koht, kus poliitikud, sest neil on ka ettevalmistus seda teha. Et need inimesed, kes alles sõnastavad oma väärtusi, nad ei jõua järgi ja neil tekibki see frustratsioon, et kui sul on professionaalne väitleja vastas ja sa proovid kuidagi sõnastada, et sul on mingi äng, et mingi mure, siis sa tunnedki, et sa oled kaotanud kuidagi ja sust sõidetakse üle. Ja mis puudutab, et kui mingi debatt lõhestab ühiskonda nagu nii palju, siis on Putinil huvi seda ära kasutada, et kas me peaksime seda debatti siis hakkama kuidagi vältima või mingisse teise raami suruma, siis kindlasti mitte. Ma arvan, et see põhimõte, et me Venemaad silmas pidades oma käitumist, oma demokraatiat ei muuda, on ju väga tähtis. Ongi võib-olla natuke nende mõjutustegevuse eesmärk, et me muudaks seda. Ja kasutaksid ka seda väga edukalt ära, eks sa ei saagi võita selles olukorras ja see valu ja see, mis kõik nagu esile terkib mingisuguse lõhestava debati pidamisel, ma arvan, et see on hind, mida peabki nagu ühiskond nagu taluma, et see ongi normaalne, et see ka negatiivsed asjad, mis meie ühiskonnas juhtuvad, et need isegi kui need meile haiget teevad või midagi sellist, et see on ikkagi normaalne, et see peabki nii olema. Vikerkaares oli väga hea artikkel Võimuimperatiiv, mis rääkis Pätsi vaikivast ajastust ja tegelikult väga ilusasti toob välja see artikkel, kuidas hirm paneb meid nagu neid avalikke debatte kuidagi kinni hoidma ja kuidagi, et mitte ta lõhest. Ma arvan, et me saame sellest 30-ndatest õppida, et me ei teeks täna seda samamoodi ja me jätkuvalt puudutaksime ja töötaksime läbi neid keerulisi teemasid. Ma arvan, et see aasta on olnud väga hea katselava selleks, et me oleme juba täna targemad kui aasta aega tagasi. Aga ettevalmistus, ma veel kord ei jõua nagu ära korrutada, et see ettevalmistus ja see teadlikkus, et meil on tulemas veel neid keerulisi debatte ja me peaksime üksteist usaldama, me peaksime olema paremini struktureeritud kogukond või juba ongi, me peaksime oma naabritega ja külas elavate inimestega või oma linnaosa inimestega saama läbi rahuajal selleks, et nendega mõistlikult vestelda siis, kui meil tuleb lauale ühine väljakutse, et see mitmetasandiline teadlik ettevalmistus, ma arvan, et see on see, mis meil on täna natuke habras, mistõttu ka need suured küsimused muutuvad nii polariseerituks, üksteist mitte austavaks, ühist visiooni ära unustavaks, et seda eeltööd, et kindlasti peaks olema, me ei taha korrata ajalugu, aga seda eeltööd saame paremini teha. Aga Keiu, meil on 10 minutit arutelu lõpuni jäänud. Keiu läks väga hästi juba sellesse suunda, kuhu ma nüüd siin lõpus tahtsin korraks pöörata, et vaataks, et mis need mõned sellised konkreetsed asjad on, et kindlasti nende hulgas, kes meid siin kuulavad, on inimesi, kes kaasamisprotsesse ise läbi viivad või nendes mingil moel osalevad, ja siin on arutelus juba kõlanud ka, eks nagu täitsa nagu selliseid selgeid asju, et kui meil oleks nii nagu meil 10 aastat tagasi olid mingid väga konkreetsed riiklik-ühiskondlikud eesmärgid, siis nende nimel oldi valmiseks ka ohverdama või mingeid asju ära taluma, mida täna võib-olla on vähem, sellepärast et sellist ühist selget eesmärki ei ole. Aga et kui igaüks teist tooks ühe või paar sellist nagu praktilist asja, mida me saaksime tänasest edasi minnes teha selleks, et kohad, kus meil kaasata või nagu küsimused, kus kaasamine on normaalne,
demokraatias normaalne, kus me seda teha tahame, kus ka erimeelsused on normaalsed juhtuma, et see ei läheks lõhestavamaks, kui see kuidagi nagu loomulikul teel on, et seda ei saaks kasutada ära ei siis nagu sisesed ega välised ühiskonna õõnestajad. Ma tean, Maarja-Leena, sa oled rääkinud millestki, mille nimi on ennetav faktikontroll, millest mina väga ei tea. Võib-olla sa tahad nüüd siin seda mainida, aga võib-olla sul on hoopis mingid teised praktilised nõuanded. No räägime sellest saab ka rääkida, et paljust on rääkida, et kui me teame, et mingisugune suur protsess, suur reform on tulemas, siis palun valmistage see avalik info niimoodi ette, et inimene saaks selle kätte. Et keerulistes küsimustes, kas võtame näiteks energeetika. No tuumajaam on tulemas, eks? No meil on põlevkivi, tuumajaam, tuulikud, meil on kõik. Et kui sa sooviksid nagu selle inimesena seal külas aru saada, kuhu siis Eesti riik nagu oma energeetikas suubub, mitu asutuse lehekülge tuleks läbi käia ja kui mitu tuhat lehekülge dokumente ära seedida, et endale mingi seisukoht kujundada. Et me ei too seda avalikku infot tegelikult inimestele kätte. Aga selleks ma lihtsalt tekiks pilt silma ette, kas sa kujutad ette midagi sellist, nagu nad Šveitsis teevad, et enne iga seda referendumi nad saadavad ühe siukse nagu kirjutise igale inimesele koju, kus ta siis saad ennast kurssi viia selle referendumi teemaga. Seda mõtled midagi? No sinna suunas, et meil ka, et kui meil on tekkinud need toksilised kaasamiskoosolekud, üldiselt tulevad sinna inimesed, kes on saanud siukse telliskivi dokumendipakiga ootamatult ühel päeval ja siis nad ei saa sellest midagi aru ja esimene asi ongi, ja siis nad hakkavad otsima abi ja nad jõuavad nende võrgustikuni, kes on neile väga lihtsa maailma ju valmis maalinud, ja see ei pruugi olla üldse see, mis seal kirjas on. Ja siis niimoodi ta sealt läheb, et selles mõttes jah, see ennetav faktikontroll, võib-olla see on ebaõnnestunud nagu termin, aga meil oleks vaja aru saada, et see avalik info jõuaks nende inimesteni, keda need otsused puudutavad, et sellisel viisil, et nad saaksid sellest aru. Et kas ta tuleb kirjalikul moel või on täpselt selline üks-ühele see info edasiandmine. No siin on võimalusi ja vajadusi tõenäoliselt erinevaid. Aga väikse jätkuküsimusena, kuidas seal selle usalduse asjaga on, et ma seal jälle tuuliku arutelus kuulsin, et isegi kui need, kes siis riigi poolt oleksid sellise info kokkupanijad tõenäoliselt, ma ei tea, võib-olla need ei ole riigi poolt, võib-olla see on Praxis või Salk või keegi, kes selle info kokku paneb, aga et see kahtlus, et seal taga on keegi või miski, mida ei paista sealt välja ja ma seetõttu ka seda infot, mida mulle antakse, ikkagi nagu ei usalda siis. Ja siis ma ikkagi pöördun sinna sotsiaalmeediasse, siis ma ikkagi saan sealt selle lihtsustatud narratiivi, mis annab mulle nagu mustvalgelt valed vastused. No jah, siin on see juba protsess lõpuni ära läinud, et me ennetame, et see asi juhtub, et kui me hakkame seda muutust nagu looma, siis me juba anname selle info kätte ja inimene saab rahulikult seda seedida, mõelda ja siis ta ei lähegi sealt. Kui ta praegu juba on sinna ära läinud, võt siin ongi nüüd see ressursi küsimus, et ma usun, et inimeste tagasitoomine on keerulisem, kui neile ennetavalt selle nagu sideme loomine ja selle usalduse loomine läbi selle. Et neil on ka aega kriitilist mõtet sinna sisse panna. Et ei ole lühike aeg, palju infot, kus sul kognitiivselt lihtsalt ei ole võimalik seda ka vastu võtta. Martin, ma sain aru, et üks sinu varem kõlanud nagu praktiline nõuanne oli, et ärge nähke iga asja taga Kremlit, mis meil ühiskonnas valesti on, et tegelikult Kremli infooperatsioonid infosõja raames on palju, neid on vähem detailselt ja vähem, kui me võib-olla arvame, et nad on, aga sul on ehk veel meile midagi sellist praktilist nõuannet? Ma ei tea, kui praktiline see on, aga no ma enda mätad, ma ei ole mingi kaasamisekspert, siis ma räägin ainu disinfost. Ja kui ma vaatan nagu Ameerikas toimuvat, siis mul on nagu ma natuke tunnen nagu sellist nagu jõuetust, et seal on nagu objektiivne reaalsus täiesti kadunud. Et ongi täielik kaos, kus keegi nagu ei peagi enam tõene olema. Et sul ei olegi enam reaalsust, kõik otsused võivad olla baseeruvad näiteks valedel, täiesti väljamõeldisel. Sa võid iga otsust põhjendada täielike väljamõeldistega ja sul on nagu ühiskond täpselt keskelt pooleks.
nagu, kus elavad kaks osapoolt kahes reaalsuses, on ju. Ja siis mina mõtlen, et kuidas me siin saaks seda nagu vältida. Ja olles tegelenud selle teemaga nagu COVID ajast eriti aktiivselt, siis te ei kujuta ette, kui raske see on, kui kurnav on lihtsalt öelda, kuidas asjad on. Et vastas on fanaatikud, kes paneb sulle 30 postitust päevas, vaktsiinid sisaldavad nanoroboteid, kes mingi, ühesõnaga, et nad on fanaatikud. Ehk sa pead ise ka olema justkui fanaatik siis, et sellega nagu sellele vastu astuda ja rääkida siis igavat juttu vaktsiinide teadusest, mis on hästi igav, mida keegi ei viitsi lugeda. Tal ei ole sotsiaalmeedias mingisugust eelist, selle täiesti nanorobotite ees, mis on palju põneva informatsioon. Eks tasuks teadvustada, kui raske on jääda nagu sellisesse objektiivsesse reaalsusesse, kui vastu sellele on kogu süsteem nagu üles ehitatud, kogu see sotsiaalmeedia ja ka see ressurss. Tegelikult nagu siin põlve otsas meil käib see asi, et nagu meie toimetuses mingi paar inimest tegeleb selle info faktikontrolli ja selliste asjadega kui ka nende analüüsidega ja kõige sellega ja nagu Eesti peale väga palju neid inimesi rohkem ei olegi, kes sellega tegelevad. Et ma arvan, et ja vastas on täiesti hoomamatu ressurss, mida toetab nagu väga võimas süsteem. Ehk siis tasub tajuda, kui kurnav on olnud see reaalsuses püsimine ja üks hetk ma ei tea, mina väsin näiteks ära, et kes siis nagu asemele tuleb, et seda teadvustada, et see on väga suur effort, mida tuleb sisse panna, et see püsiks meil, et meil ei ole ühiskond täpselt keskelt pooleks. Ta on kindlasti lõhestunud nagu kõik ühiskonnad, aga Ameerika on hea näide, kus mingi murdumine toimus, kus kõik läks käest ära ja nüüd lihtsalt ongi täielik kaos, lihtsalt ongi kaos, et mina vaatan väga kurvalt seda Ameerikas toimuvat ja ma loodan, et seda siia ei jõua. See tähendabki, et me peame teadvustama, et see on tohutu ressurss, et seda olukorda säilitada. Ja teadvustama ühelt poolt ja siis selle teadvustamisega koos, ma juba nagu arutelu alguses noppisin siit üles, eks ole, selle, et tegelikult on vaja nagu palju paremini organiseeritud nagu ka suuremate ja muude ressurssidega tegevust teha ja korraldada. Okei, aitäh, Keiu. Eesti üks hästi suur kuidagi väljakutse on see, et meil on päriselt toimetuleku probleem. Väga paljud inimesed elavad toimetuleku piiri peal, hinnad on hüppeliselt kasvanud ja nagu me teame 2009. aasta majanduskriisist, Eesti vaesus on peidetud. Meil on häbi vaesuse ees, meil on häbi abi palumise ees. Ehk siis väga suur osa Eesti ühiskonnast on haavatav, mis tõttu ka tekivad sellised nagu kuulujutud või hirmujutud, et näiteks et Nursipalu kõrval on geneetiliselt muundatud puugid, kes muudavad inimesi liberastideks. No näiteks sellised, et need on päris jutud, inimesed tõepoolest räägivad neid. Aga küsimus on see, et miks nad neid räägivad, on see, et nende hirm ja toimetulek on nii tugevalt pihta saadud. Neil on tunne, et nende maailm variseb kokku. Et me peame tegelema toimetulekuga, et see on kõige alus. Aga teised kaks aspekti, mul on üks pool on kuulamine. Et ma alati kutsun inimesi, nii otsustajaid kui ka elanikke üles üksteist kuulama. Et see võtab aega, me tahame ise rääkida, aga kuulame vastastikku üksteist ära, võtame selleks aega ja laseme kõik need, ventileerime ära kõik need halvad tundud. Ja teine pool on usaldus. Et otse loomulikult kontrollime, kõiki pimesi usaldada ei ole vaja, aga see kuidagi usaldus paremasse tulevikku ja tõepoolest, et meil on inimesed, kes tahavad asju teha siiratel, headel eesmärkidel. Nad ei ole lurjused ja kaabakad, kauboikapitalistid või sellised autokraatlikud juhid, kes nüüd inimesed ära orjastavad. Vastupidi, usaldame, et meie eesmärk on parem elu kõigi eestlaste jaoks. Ja seda natukene võib-olla naiivset usku, sellist tuleb endas üles otsida. Aitäh, väga head nõuanded on kõlanud. Ma võib-olla lõpetan siit Martini poolt öeldud sõnadega, et Eestis täna
meil on üks maailma parimaid demokraatiaid, me võime ise mitmete aspektidega mitte rahul olla ja näha parendamise ruumi, aga niimoodi suurt pilti vaadates on meil väga hästi. Ja selles infosõja kontekstis see, mida meie välisvaenlane tahab, on seda ära rikkuda. Ja kui me siis sellest infosõja hirmus laseme selle ära rikkuda, siis nad ongi oma tahtmise saanud. Nii et mitte nõustuda on normaalne, pluralistlik ühiskond ja teatav lõhestumine on normaalne ja nendest asjadest rääkimine, õigete meetoditega rääkimine, ei pea alati valima väitlusmeetodit, vaid terve rida igasuguseid õigeid oskuseid on selleks olemas. See on ka normaalne ja neid vastuolusid ei pea ära peitma, vaid hoiame oma väga hästi toimivat demokraatiat ja siis teeme paremaks neid kohti, kus me näeme, et täna veel muresid on. Aitäh panelistidele, aitäh kõikidele, kes meid siin kuulasid, ilusat arvamusfestivali jätku!